Liigne niiskus võib tuppa tulla kas või siit teetassist, kui siin on kuum tee sees. Kuidas sellest liigniiskusest lahti saada? Üks võimalus on kindlasti kasutada selleks õhukuivatit. Meil on elektrilised õhukuivatid, mis siis püüavad või koguvad toast niiskõhu kokku ja veeldavad selle omal paaki ja tänu sellele toaõhk siis kuiveneb ja kuiv õhk väljub seadmest ja me saame normaalse kuiva siseõhutuppa. Seadmed on reguleeritavad, et meilgi siin vanas Palkmajas on 50% juures, mis on selline väga mõnus õhuniiskus, on väga kerge olla, 40% võib-olla on isegi liiga kuiv, kipub suu kuivama, aga siin seadmel saab reguleerida seda protsenti vastavalt mugavusastmele või mis inimese jaoks mugav on. Et iga õhukuivati on mõeldud teatud suurusega ruumi jaoks. Kui lüüa veel väga laialt 8 tootegrupp, siis on koduõhukuivatid ja teine osa on siis tööstuslikud õhukuivatid, mis on siis mõeldud remonttöödel abistamiseks. Need on siis tavapäraselt võimsamad ja robustsemad ja ka vastupidavamad tolmule ja võib-olla ka löökidele, mida ehituse käigus võib ette tulla. Kui on ikkagi niiskusega probleeme juba kodus ja see on nahal ja tulemitega nähtav, siis ma usun, et õhukuivati annab kindlasti kõige kiirema ja efektiivsema tulemi. Omalt poolt tahaksin kuuldud loost tuua välja ühe aspekti. Lugupeetud ehitajad, kui te hoolikalt vaatate viimistlustööde tehnoloogiat, siis seal on tihtipeale ära märgitud, milline peab olema ruumis õhuniiskus, kui näiteks pannakse tapeeti või seina värvitakse. See tähendab siis seda, et kontrolligem õhuniiskust tööde tegemise ajal ja kui see ei ole korras, siis soetage endale üks seade, mis hoiab õhuniiskuse õigel tasemel.